Tere, siin Tauno. Jätkame küsimuste koostamisega. Olen juba valmis teinud siia siis tausta ja ka ühe tegelase. Aga seekord siis küsimused on otsast peale. Vajutan sündmused ja kui klõpsatakse rohelist lippu. Teeme siis seekord sellise küsimuse, kus on 2 arvu ja küsitakse nende summat ning siis kontrollitakse summa õigsust. Küll aga need arvud võiks olla suvalised arvud. Selleks klikin andmed ja teen uue muutuja. Ja võtame esimese arvu nimeks siis esimene. Ja teeme teise muutuja ka ja teise muutuja jaoks paneme nimeks teine. Nüüd meil on 2 arvu olemas, nii et kõige alguses panemegi neile uued väärtused. Esimese jaoks paneme suvalise arvu ja teise jaoks suvalise arvu. Selleks on meil tehete all olemas juhuarv 1–10. Ma panen siis -10–10. Ja teise puhul juhuarv 1–10, panen ka siia -10–10. See siis võtab suvalise täisarvu -10-st 10-ni. Ja nüüd võib esimese küsimuse küsida. Andurite alt küsime, kui palju on. Selleks, et seda küsimust teha, peame tehete alt valima jälle 2 sõna kokku panemise. Et paneme esimesse siis esimese arvu ja paneme siia plussmärgi. Ja teise 2 sõna kokku liitmisse paneme siis teise arvu, teine ja siia võrdusmärgi. Tuleb siis tähele panna seda, et siin ei liita neid arve kokku, vaid näidatakse sellist tulemust 1 arv, plussmärk, teine arv, võrdusmärk. Ja nüüd need 2 sõna kokku panna, teeme sama asja, valime tehted, 2 sõna kokku panemine ja paneme need siia. Ning kõik selle võib siis tõsta siia küsimusse. Proovime kohe järgi. Vaatan, et siia nurka on jäänud need muutujad nüüd, aga neid pole meil vaja. Kuidas need ära peita? Selleks vajutame andmed ja võtame linnukesed siit eest ära, siis neid pole näha. Proovime nüüd siis tulemust. Vajutame rohelist lippu. -10 pluss -6. Kohe tulid negatiivsed arvud. Tegemist on siis -16. Nüüd peaks kontrollima seda vastust. Selleks, et kontrollida, selleks võtame juhtimise ja nii nagu eelmises videos valime selle, kui midagi on, siis ja muidu. Nüüd peame kontrollima siis vastuse õigsust. Selleks valime tehete alt, kui võrdub. Mis siis võrdub? Andurite alt saame valida siis, et kas vastus võrdub ja millega vastus peab võrduma. Saame siis ise panna arvu, aga kuna meil on suvalised arvud, siis saame teha sellise nipi. Klikime tehted ja siit valime liitmise. Ja ta ise automaatselt siis liidab need kokku. Valime andmed ja siis ta liidab kokku esimese ja teise. Siis ta võiks öelda, õige vastus on nii. Välimus ja ütle õige vastus. Nüüd, kui vale vastus on, siis ta võiks ka öelda midagi. Aga ta võiks ka samal ajal öelda õige vastuse. Selleks valime jälle tehted ja paneme 2 sõna kokku. Paneme siis siia esimesse vale vastus, õige oleks. Ja mis see õige oleks? Siia teeme siis sama asja. Paneme selle liitmise ja arvutaks need suvalised arvud kokku. Esimene ja teine. Nii, proovime. Vajutan rohelist lippu. 6 pluss -10 on -4. Õige vastus. Proovime 7 pluss 2 tuli seekord. Vajutan pole vale vastuse 8. Vale vastus, õige oleks 9. Nii et töötab küll.